tere, kuidas teil läheb? Tere. Kas sa ei ütlegi tere meie kuulajatele? Tere. Kuidas teil läheb? Ma loodan, et teil on nii tore nädal olnud. Seinast seina podcast alustab taas. Ma ei tea, mis minus tekitas tuju teha sellist väga südamlikku introt, sellist, et tere. Sa lihtsalt kõlad nagu mingi ingli ema. Mul on nii tore kuulda, et te olete meie podcasti sisse lülitanud. Ma olen nii tänulik. Tere. Okei, ma lõpetan. Ma ei tea, mis muga see sisse läks. Igal juhul taaskord uus episood. Seekord midagi väga iroonilisel kombel populaarset. Sellepärast, et ebapopulaarsete arvamuste episood on väga populaarne siin podcastis. Kui keegi ei tea, mis tähendab ebapopulaarne arvamus, Anna selgitab teile. Ebapopulaarne arvamus on arvamus, mis ei ole populaarne. Mis ei ole nii levinud. Ja nagu ebapopulaarne arvamus ongi midagi sellist, mis nagu paljud inimesed ei nõustu sellega. Seal inimeste seas väga levinud, aktsepteeritud, populaarne ja tegelikult teisel hooajal mina ja Sydney tegime ka ebapopulaarsete arvamuste osa ning et lingin selle alla, minge kindlasti kuulake, see teile väga meeldis ja oleme siin uue episoodiga. Seekordne ülesehitus on veidi teistsugune. Minul ja Annal on, me nagu anname enda omad, minul natuke vähem, Annal natuke rohkem ja siis me reageerime teie kuulajate saadetud ebapopulaarsetele arvamustele, ütleme, kas me nõustume või ei nõustu ja arutame. Hea selline kerge teema, kuigi paljud arvamused on tegelikult päris sügavad, tiibid. Ja. Kas alustame siis minu omast? Sinu omast, jah. Okei. No minu esimene ebapopulaarne arvamus on see, et sõprade omavahelised tülid on palju mentaalselt kurnavamad kui romantilises suhtes olevate inimeste omad. Maria, kas sa nõustud? Kas lükkad ümber? No ma pean ütlema, et ma ei tea, kui ebapopulaarne arvamus see on. Vaata, nagu ma olen palju kuulnud, kus inimesed ütlevad täpselt seda samat väidet. Ehk minu peas nagu ma kinda mõtlen, et kas see on populaarne või kas see on ebapopulaarne, aga selle nagu üldse selle arvamuse koha pealt ma ütleks nii, et see täiega oleneb ja vahel võib ka vabalt vastupidi olla. Sest ma arvan, et see oleneb, kui lähedane sa selle sõbraga oled. Kui seal on palju ajalugu, siis ilmselgelt see võib nagu hullem olla, aga kuidagi romantiliste suhetega tihtipeale kipub olema see, et sa sõltud võib-olla igapäevaselt sellest inimesest rohkem, ehk kui tekib konflikt, siis see mõjutab sind rohkem. Aga see on jällegi minu arvamus. Jaa, ei, see on tõsi ja minu meelest ka kindlasti nagu oleneb suuresti sellest, kui lähedane, kui palju sa suhtled selle võib-olla sõbraga, eks ole. Ja. Et nagu sa ka mainisid, siis üldiselt romantilises suhtes olles, sa kas siis elad võib-olla koos, näed võib-olla selles mõttes palju tihedamini ja see mõjutab jah kindlasti nagu rohkem ja sellepärast mulle endale tundubki, et võib-olla nad nagu sõprade nii-öelda tülid on kuidagi kurnavamad, kuna oletame näiteks, kui see on keegi sõber, keda sa ei näe, ma ei tea, iganädalaselt on ju, et kui te plaanitegi mingit kokkusaamisi seal 1 kord kuus ja siis teil tulebki nüüd mingi rets, mingi tüli, kui sa oled veel siuke veits üle mõtle, nagu ma ei tea, mina näiteks, siis sa lihtsalt istudki ja mõtled kõik lihtsalt halvad asjad, mis võivad juhtuda. Ma arvan, et kokkuvõte on see, et oleneb olukorrast, aga kui kellelgi juhtubki nii-öelda break-up sõbra või sõbrannaga ja ta on sellest muserdatud, siis kindlasti võib eeldada, et see võib sama hull olla. Et nagu see, kui sõprused vajuvad ära või sellised juhtuvad, siis see võib 100% sama hull või isegi hullem olla. Ja. See on minu statement on the matter. Yes. Ma liigun siis enda esimese ebapopulaarse arvamusega edasi ja ma lihtsalt ütlen selle, kõigepealt ütlen, siis mõtlen. Inimesed, kes maanteel ja just eriti maanteel ei hoia pikivahet, tuleks reaalst vangi panna. Ja vangi panna, seda ma ütlen niimoodi kergekäeliselt. Nad ei ole, mulle ei meeldi nad, ma ei saa aru, kas nad ei mõtle. Ja mul on tugevad tunded seoses pikivahega. Ma olen kuidagi oma vanematega või nagu peres oleme sellest juba palju rääkinud,
et linnas ma saan aru, et eriti kui on vaata ummikud ja sa ei taha ristmikule jääda, et nagu siis, pluss linnas tihti kiirus ei ole väga suur, nagu seal tuleb ka hoida piki vahet, aga niikuinii see nõutud piki vahe on väiksem ja see ei ole nagu nii big deal. Aga maanteel on nagu see asi, et kui sa ei hoia piki vahet enda ees oleva autoga ja mina olen sinu nagu taga ja mina üritan teha möödasõitu, siis kui sa sõidad esimesel autol vabandust väljenduse pärast perses, siis mina pean nagu sinust ja sinu ees olevast autost mööda sõitma, mis on palju ohtlikum. Ja nagu seda mulle õpetas mu isa, kui ma tegin lube, kui ma olin, no ma olen endiselt vahtra lehega, aga kui ma sõitsingi nagu alguses vanematega, siis ta ütleski, et alati, eriti kui sa oled veel noor, kui sa nagu ei julgegi, ma ei tea, vahel on nii, et ilmastikutingimused on sellised, et sa ei julgegi näiteks isegi 90 nagu välja võtta nii-öelda, ehk siis nagu alati hoia piki vahet, ükskõik, siis sa võid ka sõita natuke aeglasemalt, kui sa oled ebakindel, lihtsalt ole kindel, et sinu tagant saavad inimesed mööda tulla, see on nii elementaarne ja ometi on nii palju inimesi, kes lihtsalt ei hoia ja sõidavad üksteisel reaalselt ninadega, teate küll kus. Jaa, see on täiega siuke teema, mis näiteks ma ise tunnen, et ma lähen sitaks närvi, kui keegi mul nagu, vabandust, aga pepus sõidab, onju. Jaa. Aga ma olen tihti see inimene, kes kui on lubatud kiirus, oletame 90 ja sa sõidad 70 millegagi ja ilm ei ole, ma ei tea, kohutav, siis ma lähen ka räigelt närvi ja ma olen ja, see, aga siis sa sõidad mööda ju. Vaata, minu meelest nagu, kui sa näiteks valmistud mööda sõiduks, siis sa ilmselgelt tuled korraks lähedale võib-olla ja tuled mööda ohutuse huvides, onju. Aga eriti mingi rekkate puhul. Aga kui sa siis ei lähe mööda ka, aga sa lihtsalt jätkuvalt sõidad liiga lähedal mulle, siis nagu miks? Minu meelest piki vahe peaks nii palju suurem thing olema. Kunagi ma kuulsin, et tahetakse teha lisaks kiiruskaameratele nagu kaamera, mis vaatab, kas sa hoiad piki vahet. Minu meelest see oleks väga hea ja minu meelest sellele ei pöörata nagu piisavalt tähelepanu. Andke teada, kas see on nii, nagu, et kas see on juba selline arvamus, et seda võiks lugeda populaarseks. Sest mina ütleks seda, et see pigem on nagu populaarne. Ma väga ei tea inimesi, kes ütleks, et on okei teisel inimesel tagumikus sõita. Ja aga ma ei tea ühtegi enda vanost oma sõprusringkonnast, kellega ma oleks sõitnud ja kes hoiaks normaalselt piki vahet. Mul ei ole ühtegi sõpra, kes seda teeks. Mul on tunne, et see on põhjus, miks mina ei taha kunagi olla roolis, sellepärast, et ma olen see vend, kes lihtsalt ei sõida liiga lähedale. Isegi kui mu ees sõidab rekka 80, kui ma ei ole valmis tast mööda minema, siis mina sõidan ka tema taga 80, ma ei roni talle lähedale. No igatahes loeme selle siis populaarseks ja populaarseks. Kommenteerige alla, sellepärast, et mind täiega huvitab, kas see on nagu levinud või mitte ja ühesõnaga, ma tunnen ennast väga kirglikult seoses piki vahega. Seda on näha. Igatahes. Järgmine, ma ütleks, ebapopulaarne arvamus on, ma arvan, siuke, millel paljudel oleks midagi vastu öelda, aga minu silmis, kui kellelgi, keda ma tean, kas vahet pole, kas sõber või lihtsalt kedagi, keda ma tean, on kellegi teisega mingid suuremat sorti, ma ei tea, beef või lihtsalt mingisugune tüli, mingisugune, jälle mina oma kätega. Me naerisime seda, kes meid visuaaliga vaatavad. Kas te olete pannud ka tähele, kui palju Anna žestikuleerib oma käega? Ma panen siia mingi katteplaani sellest, kuidas ta seda eelmine episood tegi. See on nii naljakas minu meelest. Su käsi on nagu nii spike'i ka. Ja mu käsireast on kuskilt Itaaliast pärit. Mulle tundub, nad räägivad seal oma passakeelt. Aga igatahes et kui kellelgi, keda ma tean, on mingisugune beef või tüli või mingi halb teema, ütleme nii, kellegi teisega, siis mina ei pea automaatselt ka seda inimest pidama halvaks või kohtlema teda kuidagi halvemini. Ja see on, me enne ka veits arutasime Mariaga ja see on täpselt siuke koht, kus nagu minu jaoks on reaalselt, ma arvan, paar nagu inimest, kes kui neil oleks mingisugune tüli, mingisugune teema nagu teise inimesega ja nad kirjalikult räägiksid mulle sellest, kui halb see on, siis ma oleks nagu jaa. Sa mõtled, et nagu ainult paar inimest sinu lähedastest ringist oleksid see õigustav vahed lüli. Okei, arusaadav. Kui, et ma, et selleks, et ma oleks nagu, et nagu asi on tõsine, lähme tallukse taha. Taotleme relvaluba. Kui ma praegu mõtlen selle peale, siis minu meelest seal on täiega suur erinevus, mis see beef või halb asi on. Sellepärast, et üldiselt, kui see ongi kas lihtsalt su hea sõber või keegi tuttav, need lugusid mingitest olukordadest, need moonutuvad nii kergelt. Üldiselt ma olen rusikareeglan, ma olen täiega selle poolt, et anda igale inimesele
võimalus oma silmis isiklikult ja mitte arvata neist halba enne, kui sa ei ole nendega ise kohtunud. Ja, Küll ja. aga ma praegu kujutan ette, kui mul oleks mingisugune ex-boyfriend, kes mulle täiega tegi midagi väga halvasti ja siis keegi tuleks mu sõpradest selle argumendiga, et aga ta tegi seda sulle, mitte mulle, siis nagu seal on minu meelest täpselt piir, kus see arvamus läheb. Ja, sellega ma olen ka nõus absoluutselt, aga selles situatsioonis ma pigem eeldakski nagu seda, et kui need on siuksed nagu meie vanuses pigem siuksed naljakad asjad, et ta rääkis must midagi halvasti Jaa. või et ta tegi midagi sellist, on ju. Kuna sellised situatsioonid on ülitihti minu meelest täpselt kahepoolsed, et see ei ole see, et nüüd sa oled 100% puhas ja ta läks ja lihtsalt rääkis sinust midagi. Ja eriti, kui sa kuuled oma sõbralt võib-olla midagi nagu emotsiooni käigus, Ja, alla täpselt. sina tuled mulle rääkima mingi, oh my god, ta tegi seda, siis nagu ilmselgelt sõbrannana ma kuulan sind ära, ilmselgelt Jaa. ma nagu võib-olla emotsiooni hetkes ei ole ka mõtteks hakata õigustama, aga üldiselt on see, et see inimene, kes räägib alati nagu enda kasuks selle loo niikuinii, see on loomulik. Ja minu meelest see on alati see, et tuleb nagu olla nii-öelda valvel, mitte kohe radikaalselt otsustada, et see inimene on cancelled, et Jaa. rohkem nagu tema pole teemas, aga lihtsalt nagu olla mõistev. Aga jällegi teistpidi, kui ongi nagu olukord tõsisem või see asi, mis ta tegi, on tõesti nagu hull, siis nagu, siis kehtivad juba omad eraldi reeglid, Ja, ma ütleks. täpselt. Siis me räägime juba nendest täpsemalt. Ja ma ei oskagi isegi arvata, kas see on nagu pigem populaarne või pigem ebapopulaarne. Mulle tundub tegelikult, et inimesed on ikka räigelt nagu hetkel selle poolt ikkagi, et vahet pole, mis sa teed mu sõbrale, et ma olen ikkagi tema poolt ja sa oled mingi nõme ja loll. Või nagu Ma arvan, et ma see olen oleneb- nii palju näinud siukseid nagu tweete või neid vaata valgel sellel Ja, taustal postitusi. ma tean, millest Ma ei sa tea, räägid. mis see siis on. No minu meelest jaa, see oleneb täiega sõpruskonnast. Ma Jaa. nagu tunnen, et mida vanemaks me saame, seda vähem seda on ja seda rohkem Jaa. on sellist nagu täiskasvanulikumat suhtumist. Aga jaa, sotsiaalmeedias on täiega neid mingeid TikTok'e selle kohta või midagi sellist. Vaata. Jep. Aga igal juhul ma nõustun sinuga, ma arvan, et see on väga väärt arvamus, mida meiega jagada. Nonii. No järgmine arvamus. Meil oli pikk arutelu enne seda episoodi, kas see on populaarne või see on ebapopulaarne. Nii et kas selle arvamuse koha pealt me tahame, et te räägiksite kaasa. Kas te teate... Kes võivad muidugi? Jaa, kõik täisealised. Kas te teate seda ütlust, et kuidas sa tõlgid eesti keele, et alkohol muudab su mis actions, ega actions on nagu mitte mitte käitumine, aga nagu su alkohol muudab su tegusid, aga ta ei muuda su kavatsusi. Nagu siuke ütlus on ju. Et selle ütluse point, no see ei ole minu arvamus, aga selle ütluse point on nagu see, et kui sa mingi purjus peaga teed midagi lolli, siis sa tegelikult mõtlesid selle peale kogu aeg ja siis alkohol tõi selle sinust välja. Minu meelest see ei ole alati tõsi. Ja ma räägin, miks. Kindlasti on olukordi, kus see on tõsi ja minu meelest, kui see ongi mingi tõsine asi, no näiteks, et sa, ma ei tea, tegu mingi petmisega, on ju, oled purjus ja siis, no ühesõnaga, kujutad ette küll, on ju, siis nagu selliste asjade puhul, kui sul isegi tuleb see mõte, nagu kui seal on, kui nagu see sisu taandub millegi väga pikaajalise, lojaalse ja südamlikuni, siis on see, et kui sa teed midagi lolli, siis sul pidi nagu mingi mõte või kahtlusväsi peas olema. Küll aga on minu meelest ka nii palju selliseid olukordi, kus nagu sa võib-olla ei ole õiges nagu headspace'is, et teha ratsionaalseid otsuseid, sa teed midagi ja sa alles hiljem mõtled ja siis see nagu jätab mulje, et nagu sinu kavatsused olid halvad, kuigi tegelikult ei olnud. Näiteks mina tunnen, et tihti, või no mitte tihti, aga nagu ütleme nii, et siis, kui seltskondlik ürituse toimus rohkem, siis nagu vahel oli sellist olukorda, et kui nagu sa oledki sellises tujus, on ju, oled nagu lõbus, on ju, tahategi lõbutseda, siis vahel, kui tekib näiteks teistel inimestel draama, ma olen ülitihti see, kes on mingi vahet ei ole, vaata, aga minu nagu tõeline kavatsus on, et liigume edasi, naudime õhtut, aga vahel see näiteks tundub inimestele nagu see, et ma üritan nagu dismissida nende probleemi või nagu ma üritan teha nägu, et mitte midagi ei juhtunud, vaata. Ma ei tea, kas see on põnev, ma ei tea, kas see on populaarne, aga nagu miski selle juures täiega haakus minuga. Ja minu meelest see on täpselt selline 50-50 ja see ei ole nagu ultimaatne tõde, et alkohol muudab ainult su tegusi, aga mitte su kavatsusi. Ma jäin nüüd korraks täiega mõtlema, et nagu Nii. see on jällegi vist, või noh, mitte vist, vaid kindlasti nagu siuke
ütleme nii, et statement, mis nagu oleneb õudselt sellest, mis võib-olla vaatepunktist issand, mul on nii veider, sa vaatad mind silmanurgast, see on nagu ma vaatan ja silmanurgast, natuke nagu- ma ei taha niimoodi vaadata, aga See ma on- piilun niimoodi, ma tegelikult vaatan aknast välja, mõtlen kaasa. ei, see lihtsalt tundub iga kord nagu saaks mingi nõid, kes kohe muudab mind konnaks. Nii. Mille peale sa mõtlema jäid nüüd? et see nagu räigelt oleneb sellest, kui suurest võib-olla asjast nagu me räägime. Et Jaa. ongi jälle see, et nagu Vaata, minu point ei ole see, et see oleks õigustatud, kui sa siis teed midagi lolli. Jaa. Minu point on see, et alkohol võib panna inimesi tegema igasuguseid asju ja igas olukorras on see sinu enda vastutus teada oma piiri ja teada, mis hetk on see, kust sa pead tagasi hoidma, vaata. Aga nagu kuidas ma ütlen, sellest nagu tekitada, kellelgi ongi mingi õnnetu olukord olnud ja nad ongi tõesti, kas ma ei tea, üle pannud või nad ei ole olnud nagu kõige paremini oma piiri hoidnud ja nad teevad midagi lolli, siis mina nagu kunagi ei eelda, et vot näed, see oli tal tegelikult kogu aeg mõttes. Kuigi ma pean ütlema, et see olukord, millest ma räägin, on pigem erand ja üldiselt ma ikkagi nagu arvan, et see on tõsi, aga lihtsalt mitte alati. Aga palju on inimesi, kes nagu vannuvad selle reegli peale ja mingi ja ma ei tea, ma olen nagu ülikahe vahel. Nagu Mind nii huvitab, mida kuulajad arvavad selle koha pealt. Ma üritasin ja praegu nagu kujutada mingeid olukordi ette, aga ma ikkagi kuidagi mul kõik asjad taanduvad selle peale, et jah, et ta nagu tõesti muudab su käitumust, mitte su võib-olla intentioneid. Välja arvatud need mõned, mis ma enne rääkisin. ma arvan, et meil on mõttekas lihtsalt jätta need statementid, andke teada, liigume edasi, sest see on täpselt see, kus sa jääd lõpuni muidu tiirutama. Aga ta on kindlasti huvitav asi, mille peale mõelda. Ja moraal on, et igal juhul ükskõik, kas alkohol muudab su intentioneid või mitte, toob välja su tõelise pale või mitte, siis oma piiri ja kõike muud sarnast peab oskama pidada nii. Järgmine arvamus, mida Anna hakkab ütlema, on nii uskumatult controversial minu meelest, nii et lihtsalt pange mentaalselt valmis. Alustame. Me võib-olla saate kohe näha. Me kaklema. Okei, nii, loeta. Igatahes. Ja palun põhjendust. Palun põhjalikku põhjendust, sest ma ei saa aru, mida sa mõtled selle all. Nii. Igatahes. Kurjana või pahasõna on magama minna okei. Nii. See on okei, sellepärast, kui sa oletame, et sul on mingisugune väike konflikt või suur konflikt, vahet pole, lihtsalt konflikt. Ja siis te olete seal, ma ei tea, oletame, vahet pole, kas te olete koos füüsiliselt, kas te ei ole füüsiliselt koos. Sa oled vihane, sa tahad igast asju öelda. Sa mõtled mingi, ta on siuke ja see asi on siuke. Ja siis sa nagu oletame, et sa ütled need asjad. Ja siis on see, et sa mõne pärast saad aru, et aga tegelikult see ei olnud vajalik, sa olid lihtsalt kuri. Nii, et kui sa lähed magama, sa mõtled veits aega enne magama jäämist kõikide nende asjade peale. Ja siis sa oled nagu mingi, suva, ma lähen magama. Ja siis ärkad hommikul ja sa oled nagu, tegelikult ei olnud midagi nii hullusti, ma lihtsalt reageerisin üle. Või siis, kui sa tunned, et hommikul oled ka kuri, siis kirjutad. Bodit. Annal on thing lüüa niimoodi, kui iga sõna taga ta paneb väikse põntsu vastu voodit. On veel lisandu... On veel midagi juurde lisada? Nagu ma olen täiesti aware kõikidest nendest asjadest, et aga ära kunagi lahku, ma ei tea, ilma selleta, et sa ütled talle, et sa armastad teda ja ära kunagi mine magama pahasena, sa ei tea, mis võib juhtuda. Ei tea tõesti, aga samas nagu, miks sa pead, oletame, et midagi juhtubki ja siis sa lihtsalt ütled talle üli halvasti ja siis that's it. Ja siis sa lihtsalt pärast oled terve elu mingi see lõpp läks natuke segaseks, aga ma võtan siinkohal jutu üle. Esiteks ma olen täiesti risti vastupidisel arvamusel. Ja ma siis seletan oma poolt. Ja te võite teada anda, kumb on populaarsem arvamus, kuigi ma olen kindel, et see on minu oma. Aga minu meelest, miks sa ei lähe kunagi pahase või kurjana magama, minu jaoks on see loogiline, sest ma ei taha ise minna. Miks ma ei taha minna, on see, et reeglina, kui sa
kui hommik on käes, siis tõepoolest sul on tunne, et see ei olnud midagi. Aga tegelikult minu hinnangul jääb iga tüli või konflikt, kus ei ole läbi arutatud, südamesse kinni. Võib-olla olen mina siukene inimene, kellel jääb. Minu jaoks on mega oluline kõik olukorrad läbi rääkida. Ja siis muidu, nagu kui sa seda õhtul ei tee, tuleb kätte hommik, kõik tundubki nii nagu mõttetu, aga nagu vahel on konflikti vaja selleks, et sa ütleksid välja need asjad, mis sind nagu südamest häirivad. Ja nagu vahel sa seda niimoodi ratsionaalselt mõelda, sa oled mingi, ei ole vaja hakata seda teemat üles võtma, vaata. Aga konflikti käigus vahel see on hea, kui sa saad nagu oma südame puhtaks rääkida. Ja minu jaoks, kui seda õhtul ei tee, tuleb hommik, see ei tundu enam vajalik mitte ja siis sa jälle lükkad vaiba alla midagi, mis tegelikult võib-olla oleks pidanud olema läbi arutatud. Nüüd, kas see on alati ratsionaalne õhtuti arutada? Ei. Ma olen tihti see inimene, kes lõpuks on nii väsinud, aga ma pean alati läbi rääkimise jõudma vähemalt sinna nagu mingisse rahu staadiumisse, see nagu algne konflikt on kuidagigi seljatatud ja ülitihti ma nagu näiteks lepingi kokku mingi räägime homme uuesti või räägime hommikul sellest uuesti, isegi no kui see ongi näiteks midagi väga suurt, aga nagu ma ei näe mitte ühtegi eelist sellel, no peale selle, et kui ongi nagu võib-olla mingi väga suur probleem on ju ja sa oledki mingi, ja aga siis ma ei lähe ka kurjana magama, ma nagu minu jaoks tundub loogiline, et sa alati räägid piisavalt, kuni mõlemad osapooled ei ole kurjad enam ja siis sa võid minna magama ja siis sa võid seda vajadusel edasi arutada. Sest tõesti, mõtle, kui sa sured öösel ära. Ei, mina ikkagi minule tundub täiega see või nagu ma ütlen kohe ausalt välja, et see räigelt oleneb sellest, milline inimene ilmselgelt sa ise oled, kui temperamentne sa oled, kui palju sa üldiselt alati oma tülide ajal välja ütled, kui sul on väga suur temperament siis sa kipud nagu mina kõiki asju liiga ausalt välja ütlema ja mitte, et see, ma ei tea, oleks nagu halb, vahepeal kindlasti on, aga lihtsalt väga tihti ma ise tunnen, et mina vajan sukest nagu vahepausi, mina nagu, ma ei ütle kunagi seda, et jaa, et see asi nüüd jääb niimoodi nagu see jäi, on ju. Et alati on see, et nagu me räägime järgmisel päeval, me räägime, ma ei tea, järgmisel korral, on ju, me kindlasti räägime lihtsalt, et mõlemad saaksid veits mõelda, mõlemad saaksid veits korraks maha rahuneda. Kas sul ei hakka negatiivsed mõtted siis nagu peas keerlema, nagu ükskõik, kas see on solvumine või viha või pettumus või mis iganes emotsioon see on, kas see ei hakka sul ketrama, kuidas sa saad magama minna niimoodi? No ütleme nii, Crazy person. Ma ütleme nii, et kurjana, ütlen, mis kurjana, ma lihtsalt loen siit jälle maha, aga nagu üldse see mingi tülid asi õhtuti on kõige nõmedam asi maailmas, et minu meelest, ma ei tea, kas sulle ei tundu nii, aga kui nagu minna õhtul tülli, siis see venib kuidagi palju pikemale kui see, kui sa lähed tülli hommikul või ükskõik mis muul ajal päeval. Ma räigelt nõustun ja minuga on täiega see, et ma olen õhtuti nii emotsionaalne ja üleväsinud, ehk ma ei jaksa asju lahendada mõistlikult. No sellepärast see ongi see, et sa oled nagu okei, ma lihtsalt olen ja sa lähed magama, sa oledki oma voodis nagu vahet pole, homme on see päev, millal ma tegelen sellega, mitte midagi enam ei muutu ja siis sa ärkad. Aga vaata, minu peas muutub ja reaalselt ükskord oli niimoodi, et okei, story time, aga mitte minu elust, aga story time. Okei. See on minu elust, aga nagu see ei ole nii mingi one-on-one on ju. Ühesõnaga, ma olen teinud nagu seda, et mul on mingi okaskurgus on ju, ma ei too seda õhtul ülesse ja siis ma ise ei suuda jääda õhtul magama, ma ketran seda terve öö oma peas ja tead, mis hommikul juhtus? Ma ärkasin hommikul ülesse, ma olin 5 korda rohkem vihane, kurb ja pettunud, kui ma olin enne olnud, pluss ma pidin kohe otse minema ühele pildistamisele. Terve see pildistamine, ma mõtlesin selle peale ja kui ma õhtul sain sellest uuesti rääkida, siis ma vandusin endale, et ma mitte kunagi ei tee enam seda, et ma nagu alla jätan midagi rääkimata või jätan midagi poolikuks. Ainus olukord, kus ma kujutan seda ette, ongi, kui nagu mõlemad ala lepivad kokku. Ja nagu ma usun, et võib-olla ka mida? Mu kõht tegi mingi et on kindlasti ka olukordi, kus ongi see, et sa tunned, et üleväsimus on nii suur, et isegi ei ole mõtet, on ju. Aga reeglina minul vähemalt sihukest asja pole olnud, nii et mina vaidlen vastu, aga täiega ootan, mida kuulajad arvavad. No minu meelest ma ikkagi viimase asja lisan siia. Väga-väga suuresti oleneb jällegi, igas selles annus oleneb midagi, aga oleneb seda, mis ilmselgelt mastaabis. Mastaabis või? Sa ütlesid mastaabis. Oih, vabandust. Kas sa oled kogu aeg mastaabis? Ei, ma ei ole, ma kogemata ütlesin praegu. Aga kas sa lõpetad mu norimise? See
episood kas ma tõesti norisin sind nii palju või? see oli suht mitmes kord. Ja mõtlesin Russian. ei, sa ütlesid enne ka midagi ka suva. Igatahes. Ma ei mõelnud sind norida, anna andeks. See on okei. Kindel või? Sa oleks peaaegu mikriga vastu pead mulle löönud reaalselt. Nüüd ma löön sind mikriga vastu pead. Ma ei mäleta enam midagi. Et ilmselgelt oleneb, kui suur see tüli on ja kui see on midagi siukest, et ma ei tea, kas nüüd lähme lahku või mitte, siis ilmselgelt lahendaks kohe ära. Ma ei tea, miks ma ei suuda naermist lõpetada või nagu me nii üritame kuidagi mingit arvamust kujundada. Aga ei, minu meelest tänased need arvamused ei kujune. Nagu oleme ausad, need lihtsalt ei kujune. Vihkan, kui teed ebapopulaarset arvamust episoodi, aga pole ebapopulaarseid arvamusi lihtsalt. See on reaalselt selle episoodi see pealkiri. Jaa. Oota, aga ma ei taha enda kolmandat ebapopulaarset arvamust öelda, see on nii igav minu meelest. Nii et räägime lihtsalt sinu omadest, need on palju põnevamad. Oota, mis see? Minu oma oli see, vaata. No okei. Aga räägime lihtsalt sellest. Okei. No kokkuvõtteks kurjana magama minemise kohta. Oleneb, kui suur on tüli. Kui see on midagi, mis väga-väga kriibib, palun räägi sellest kohe. Kui see on miskit, mis sa tunned, et võib-olla sa ütled kohe või plärtsatad midagi väga lolli välja, siis teeme nii, et sa ootad järgmise hommikuni, nii et Maria oota. No teeme nii. Igatahes, järgmine. Räägime järgmisest. Ma võin siis jälle ette lugeda. Aga minu meelest on netishoppamine väga ülehinnatud tegevus. Ja mina põhjendan seda kohe miks. Ma tean, et Marial on täiesti vastupidine arvamus, seepärast, et tema on täielik netishopahoolik. Tema shoppab ainult netist, aga minul ei ole reaalselt olnud peaaegu kunagi mingisugust vau-momenti netishoppamisega. Jah, okei, need asjad ennused, jah, okei, suurem valik. Aga sa tellid mingi asja, sa ei tea kunagi, kas see suurusegi sobib sulle. No oletame, aga okei, kui sa oledki, kui sulle sobivad kõik, ma ei tea, S-suurused, kõik M-suurused, kõik siuksed asjad, ideaalne, palun väga. Ma olen siuke inimene, kes nagu reaalselt kõik firmad sobivad erinevad suurused. Nii et nagu see on ülikeeruline. Ma valin mingi, ma ei tea, ilusa rõiva, ilusa rõiva, mida asja? See on mingi reaalselt keskaegne keel. Ma valin ilusa rõiva. Ja ma just kuitsen ette, kuidas ma mingi keskajal shoppan. Igatahes. Ma valin mingi ilusa, ma ei tea, pluusi, on ju. Nii. Ja sa mõtled, et see suuruselt ei sobi sulle tavaliselt. Ei, sa valid mingid asjad, on ju. Sa oled üli-excited, et neid saada. Jälle mul on seda tekki. Igatahes, sa oled üli-excited, et neid saada. Sa mingi ootad, ma ei tea, 2 nädalat, on ju. Ootad nädal aega. 3 nädalat, 6 aega aastaid. Ma ei tea, kus sa tellid, et sa ootad netis tellitud riideid aasta aega. I promise, me ei ole mitte mingeid aineid sa teinud. Sa shoppad mingi cult beauties ja mingites kohtades, mis tulevad mingi Jaapanist sulle riideid. Nagu, kus sa shoppad? Ütle, mis poodid sa shoppad? Ma olen shoppanud Asosest, kus reaalselt mul ei ole mitte kordagi tulnud riided, mis sobiksid mulle. Ja ma olen Aga nad tulevad 3 päevaga? No minul ei ole kunagi 3 päevaga. Ma ei tea, mis Asosest sa tellid. 5 päevaga tulevad alati. No nüüd alles oli ju 3. Ei, no oleneb, millal sa tellid. Kui sa tellid esmaspäeval, siis sa võid saada 3 päeva õhtuks kätte. Kui sa tellid reedel, siis sa ei saa esmaspäevaks kätte, siis sa saad 4 päevaks. Ilmselgelt, aga nagu sellega on täiega see, et ülitihti sa saad mingi asja ja sa proovid ja see ei näe üldse nii ilus välja, kui see nägi sellel modellil. Ja siis sul on jälle pettumus, kuna kui sa oleks läinud poodi, sa oleks näinud seda olevaid asja, sa oleksid, kui lahe, ma proovin seda selga. Okei, see sobib, lähed koju, oled kohe excited, saad kohe samal õhtul selga panna, ostad netipoest, siis on 5 aastat ootamist ja pettumus. Oota, aga peale Asose, kas sa nagu kõige rohkem shoppad Asoses või kõige rohkem kuskil mujal? No tegelikult mulle meeldib shoppata Zalandos ja näiteks Membershop on tore koht, aga need kõik kohad tegelikult shipivad väga kiirelt. Nagu, nädal aega on tegelikult suht okei, aga ma räägin näiteks sükestest kohtadest. No ma olen vahepeal tellinud mingisugusest, ma ei tea, Charlotte Tilbury'st ja Kylie sellest skinist ja sükestest. Ja siis need asjad lähevad alati tolli. Ja siis sa saad need kätte ja sul on suur pettumus, sest et ma ei tea, pooled asjad on katki või meil on mitu aspekti vaja nüüd clear up'ida. Esiteks, neti shoppamisel on suur vahe, mida sa tellid. Kosmeetikat tellida netis
mitte kõige parem idee, aga kui sul ei olevat Eestis saada, no sul ei jää midagi muud üle. No Eestis ei olegi mitte midagi saada väga. Põhimõtteliselt küll, on ju. Riietega hoopis teine lugu. Sellepärast, et alustame siis sellest. Okei, millest me alustame? Alustame alternatiivist. Kui sa ei shoppa netis, kus sa shoppad? Päriselus. Päriselus shoppamine, kas me võime rääkida ajakulust? Sellest, kuidas sa lähed poodi, sul peab olema suht kindel plaan, sa ei saa pilku visata kordagi nagu oma kappi, et mis sul on olemas, sa pead asju selga proovima. Vaata, minu asi on see, et mul ei ole kunagi energiat, et proovida asju selga. No välja arvatud ongi mingid teksad või spetsiifilised asjad või jalanõud. Ehk nagu, kui ma ei proovi need poes selga, siis miks ma lähen poodi? Plus poega on ülitihti see, meil pole seda suurust või meil pole seda või meil pole seda või nii on ju. Ja lõpuks see on nii kurnav, siis sul on nii palju kotte, siis sa ei taha taksoga minna, siis sa ei jaksa bussiga ka minna. Võib-olla sa oled tulnud autoga, siis sul on mingi 10 euro parkimise peale läinud ja siis on kõik päev rikutud, aga Asosega või mõne muu hea veebipoega, sa lihtsalt, sul tuleb tuju, sa oled mingi, davai, ma telin ära. Asoses on näiteks ülitihti ka free shipping, kohe kui sa tellid nagu suurema summa eest ja ma suht alati telin hulgi, ma nagu üksikult väga tihti asju ei telli ja pluss, mis on ülihea, tagasi saatmine. Tavapoes sa ei saa asju tagasi anda, kui ei sobi. Üli palju poed ei võta tagasi saab asju. Saab igal pool saab. Vaata, asi on sellest netipoodidel on see return policy parem, sest seal nad ei saa öelda, et sa vaatasid ju päriselus. Aga nagu tavapoodides enamik kohad, kui ka võtavad, see on mega õige hustle. Asoses sa paned asja tagasi kotti, mul pole ühtegi tagastust tagasi lükatud kunagi ja raha tuleb tagasi. Mina lihtsalt, ma arvan, et eriti nagu koroona pärast kuidagi nagu kui nii ei tõmmanud väga kuskile välja või nagu pead maskiga käima, kõik siuksed, nagu seda enam ma olen aru saanud, et ma ei hakka kunagi tavaliselt shoppama. Okei, no jah, see praegune see mingi mask ees ja mingi käid ja higistad seal see aga ma higistan ilma maskita ka, eriti kui sa käid talvel, kuhu sa talvejope paned, see on su selja, siis sa hakkad higistama. Sellepärast sa käidki emmega shoppamas, kes hoiab su asju kallis. Sa lähedki kellegi teisega. Või su varbad hakkavad higistama, see on kõige Maria, hullem. See ei ole kellega. Käi siis paljalu. Pane platud järgmine kord, kui shoppu oled. Vahetusjalanud. Kollikeses. Ühesõnaga, minu mõte on see, et päriselus shoppamisel on oma võlud, aga funktsionaalselt riiete ostmisel selleks, et sul on mingit riiet vaja, ma alati, nagu ma tellin ülitihti mitu suurust ja saadan ühe tagasi lihtsalt. Ma ei tea, minule tundub täiega see, et nagu kui sa tood näiteks selle, et ajakulu poes on palju suurem kui on netis, siis ma ei usu, sest et ülitihti, kui mina olen kui sa otsid nii kaua ju sealt mingid asju, mis sulle meeldid ja sul juba vaatad, juba 3 päeva arvutisarjast olnud. Sa ei pea minema kuhugi, vaata, ma räägin, et sellest hetkest, kui sul tuleb meelde, mul on vaja seda asja ja siis nagu, kui sa lähed päris poodi, sa pead minema poodi kohale, vaata, kui see ei ole spontaanne shopping. Kui mul tuleb meelde, mul on vaja seda asja, ma lihtsalt võtan Asose lahti ja tellin. No, me veits olema vaata erinevad. Mina olen täielik splurger ja sina oled pigem see, kes ei ole. Mina lähen shoppama siis, kui mul tuleb tuju. Aga mina mõtle, kui sul tuleb praegu tuju, sa saad kohe praegu ka shoppata. Ja siis ma saan selle 5 nädala pärast kätte. Ei saa, 5 päevaga tuleb Asosest, Anna. See on nii kaua, ma tahan ju homme juba kasutada seda. Minu jaoks on see, kui ma hakkan panema plaani paika, millal ma lähen poodi. Reaalselt, mul tuleb tuju mingi 2 nädala pärast, et üldse ma kodust lahkuda, nii et... No ja okei, ütleme nii, et netishoppamise üks võludest on see, et siis kui saad need pakid kätte, siis on tuju nii hea, saab kohe hakata avama. Aga kõik muu, ma ei viitsi. No, ma arvan, et las see teema olla. Taaskord andke teada ja mina arvan, et siin nagu jagunevad inimesed 2 leeri. Võib-olla inimesi lihtsalt nagu, kes eelistavad netishoppamist on võib-olla rohkem, aga minu meelest see oleneb väga, inimesest. No kes teab, võib-olla mina hakkan ka üks päev seda harrastama, võib-olla sa pead mind õpetama, aga vaatame. Võib-olla tõesti. Meil on nüüd tegelikult üks ühine ebapopulaarne arvamus ka. Nüüd me saame küll päris palju torkamisi igale poole, sellepärast, et meie silmis on esmaspäev nädala kõige parem päev. Miks, Maria? Ma arvan, et inimesed ei üllatu, kui nad seda kuulevad. Okei, meie puhul võib-olla mitte, aga nagu üldiselt on see, et mõtle nii palju mingeid bluuse, mingeid, ma ei tea, turundusi, mingi
Monday is so bad. Jaa. Mingi Ja Monday's the Blue Monday värk. worst. No, Jaa. minu arvamus, minu stance on the matter on see, et pühapäevasid ma ei suuda nautida, sest järgmine päev hakkab uus nädal. Pühapäev on kõige mõttetum päev maailmas. Laupäevadel, ei, mulle meeldivad pühapäevad, aga ma lihtsalt olen tavaliselt alati natuke stressis. Nagu laupäev on siuke, et sa nagu ei oska midagi oma eluga teha, on ju. Aga siis esmaspäev, nagu, no 7 uut jällegi, võimalust. ei no reede on ka suht hea, Muidugi on. aga esmaspäevaga on see, et see uus hingamine, see energia, vaata kui esmaspäev läheb hästi, ta on parim päev. Kui esmaspäev läheb halvasti, siis ta on kõige halvem päev. See on minu arvamus. Minul on täiega see, et esmaspäev on nagu, ongi täpselt see, et sul on nii palju võimalusi uuel nädalal, saad uue mingi plaani panna, ma ei tea, mingi kalendrit sisustada, ma ei tea, miks mulle nii räigelt meeldib kalendrisse plaane kirjutada ja üldse mingeid nädala sisustusi, kuu sisustusi, kõik siuks asju teha. Ja esmaspäev on selleks nagu ideaalne ja näiteks ma ei tea, kui sa alustad oma esmaspäeva mingi trenniga või käid juba lihtsalt esmaspäeval trennis, siis sa lihtsalt tead, et see nädal, no ma ei tea, sa lendad lihtsalt Elon Muskiga kuule ja tagasi ja ma ei tea, saavutad kõik oma asjad. Aga näiteks minu silmis pühapäev on täpselt see päev, kus ongi, või noh, alustame tegelikult, kerime natuke tagasi, kerime nädalavahetusse. Kas me võtame kõik päevad läbi? Ei, ma räägin ainult reedest ja kuni pühapäevani. Reede on jah täpselt see, et ma ei tea, et saad mingi, mul on nii kaua vaba aega, lähme teeme seda, lähme teeme toda. Laupäeval saad nagu, ma natuke väsinud, siis teed võib-olla veel mingeid asju. Ja pühapäev on minu arust täpselt see päev, kus sa ärked ja saad nagu, oh my god, mul hakkab kohe jälle uus nädal. Ja siis sa lihtsalt mossitad ja oled väsinud ja muretsed, et kohe hakkab uus nädal terve päev. Mõõtad. Jaa, ma nõustun. Kommenteeriga alla, mis on teil lemmik nädalapäev ja miks? On kätte jõudnud siis episoodis see aeg, kus me reageerime teie saadetud ebapopulaarsetele arvamustele, mis olid väga-väga põnevad. Ja ma aitäh kõigile. Ja aitäh, et kaasa mõtlesite. Ja aitäh kõigile, kes ka kindlasti peale seda episoodi kaasa mõtlevad. Aga esimene, mis siis saadeti või mis me välja valisime, oli, et pidutsemine, sest sa oled noor, see on siis jutumärkides, on overrated. Millega ma nõustun 100%. Me mõlemad nõustume. Ja nagu see ütlus, et mul on, ühesõnaga, ma vihkan, kui inimestel mingi, oh my god, et ma ikka otsustasin välja minna, et ma olen noor ja millal ma ikka saan ja see on täpselt see, et kui sul on endal tuju minna välja, siis see on tore asi, mida öelda. Aga kui sa otsustad jääda koju ja siis sa kuuled seda, siis sul lihtsalt tuleb see nagu süümekate või nagu hirmu tunne peale, et oh my god, kas ma raiskangi oma noorust, mis see on täielik lollus minu meelest. Ma lihtsalt mõtlen seda, et üldsegi see väljend, et ma olen noor või sa oled noor, on nii nagu lollakas või nagu sa reaalselt jõuad kõike teha ükskõik mis vanuses. Nagu jaa, nagu me oleme suga vabalt mingi 40 ja pidutseme, nagu ma oleks noor. Me oleme 89 ja me pidutseme reaalselt kõige noortematega, kes kõige mu selgaratast ei liigu siis enam, aga no mõte on ülitore. Aga nagu see, sa oled noor, ei ole lihtsalt õige väljend. Ja see, et sa oled noor, ei ole vabandust sellele, et sa lihtsalt tahad pidutseda. Nagu, kui sa tahad, siis tee seda, vaata. See on nagu no problem, aga jah. Saad seda lihtsalt kogu aeg teha, tee lihtsalt pidutse. Ja et võib-olla siis kui ma olen vahepeal nagu selles positsioonis, kus ma pigem otsustan mitte, siis ma alati lihtsalt tuletan meelde, et see vanus või noor, see on kõik nagu üks konstruktsioon. Ilmselt, kui mul ongi praegu rohkem aega, võib-olla ma kasutangi seda ära, nagu vahel see mõtteviis natuke aitab kaasa, aga ma väga loodan, et keegi ja kaasa arvatud me ise ei lase ennast nagu halvasti tunda selle pärast. Ja. Vot nii. Jah, I guess. Järgmine on see, et basic white bitch on vahel kõige lihtsam ja mõnusam stiil. Kas me mõtleme basic white girl stiili all midagi, mis on väga trendikas ja mis on kõigil olemas, või me mõtleme mingit kindlat stiili, mis on ajas muutumatu? Nagu mingi ugid. Ei, ma just mõtlesingi, et minu meelest on süke retuusid, mingi maika, mingi viskad mingi asja selga, süke nagu lamp otsas mõttes nagu süke. Aga temas on ikkagi mingi element, mis on basic. Ongi ju kõik retuusid. Aga retuusid võivad olla väga moodsad. Vaata, sul võib olla mingi retuusid ja siis mingi must crop top. Mul on tunne, et selle basic white, ei nagu high-waisted moodsad retuusid, crop top ja mingi crop jacket ja mingi selline, nagu sellest saaks moodsa outfiti küll. Aga ma arvan, et me mõtleme selle basic white girl outfiti all midagi sellist, mis ei ole võib-olla otseselt väga nagu stiilne,
aga ta ei ole ka nagu minimalistlik stiil, vaid ta lihtsalt nagu on, nagu lihtsalt riided ja see võib-olla ongi basic. Nagu sul on mingi valged Air Force'id jalas näiteks ja sul on retuusid. Mulle tundub, et basic white bitch on täpselt nagu see väljend, mida nagu kõik saavad slightly nagu erinevalt aru, aga kõik saavad aru. Jaa. Nii et I guess, et see tegelikult lihtsalt ongi see, et see, mida sa pead basic white bitchiks, lihtsalt see ongi nice ja see ongi vahepeal kõige mõnusam ja lihtsam ja parem stiil. Minu meelest sa saad nagu olla mugav soovi korral ka trendikalt või nii-öelda stiilsamalt. Jaa, absoluutselt. Nii et nagu ma ei vaata kunagi, ütleme nii, et ma ei ole kunagi olnud see, kes väga hindaks inimesi nende riietuse põhjal, minu jaoks see nagu ei hakka silma. Tead, kuidas sul on mõni nagu sõber või ma ei tea, võib-olla te teate, mul kõik teavad kedagi sellist inimest, kes nagu paneb tähele, kui inimestel on midagi veidrat seljas. Või nagu, et paneb tähele inimeste riietust. Nagu minu jaoks, ma ei pane kunagi seda tähele. Välja arvatud, kus on kas väga hea või nagu mingi kostüüm, vaata. Ehk minu jaoks keegi teine kannab, mul on täiesti ükskõik, ma ise lihtsalt, mul endale täiega meeldib minimalistlik stiil, ehk nagu mida vähem su selles on, seda lihtsam ma kannan, et sul ei pea mitte mingi layerit olema, et kui sa tahadki panna pusa, sa ei pea panema mingi turtleneck ja triiksärki, nagu sa võid panna lihtsalt pusa. Ja minu meelest see on, minu arvamus stiili koha pealt on, mida mugavam, seda parem ja täiega sinu enda nagu tunde järgi ka, nii et minu meelest see konstruktsioon, Emma Chamberlain on teinud ülihea episoodi selle kohta, et basic isn't always bad. Kus ta räägibki, et ka nagu mingi basic stiil või nagu levinud asi, see ei ole halb minu meelest. Ei olegi, absoluutselt kui see on mugav, siis jumala eest go for it. Ei no mulle tundub reaalselt, et nagu kõik teevad seda basic white bitchi maha, aga samas me kõik reaalselt kanname aeg-ajalt nagu selliseid asju. Ja ongi nagu see, et see on okei ja see reaalselt ongi nagu nice. Ja see on minu meelest väga ebapopulaarne arvamus, sest ikkagi enamus inimesed on nagu mingi kuigi nagu tegelikult südames me kõik oleme basic white bitchid. Ja. Vähesemal või suuremal määral. Minu kord on järgmine võte. Jõulud. Aga eelviimane ja suhteliselt controversial arvamus on siis see, et praegu ehk meie jaoks on hetkel 10. november ehk novembri keskpaik on paras aeg alustada jõuludega. Ei, mitte kuidagi. Oh no. See on nagu see laul. Oh no. Reaalselt. Ei, ongi. Me arutasime seda eelnevalt, et natuke saada enda arvamus selgeks. Kaubanduses, mis ütlesid, algab jõulukaupade planeerimine juulis juba? Juulis peavad olema kaubad juba nagu nimekirjade listis. Ehk siis tegelikult juba, ma arvan, suve alguses. Ja see minu meelest täiesti eraldi teema, kuidas nagu see jõuluaeg kaubanduslikus võtmes tuleb iga aasta ettepoole ja nagu seda ma nõustun, et hakata novembris mõtlemagi alla selle peale, et ma ei tea, kas mul on jõulukinkideks vaja raha säästa, kust ma saaks mingeid odavaid, kas ma tahan äkki tellida midagi erilist, mis võibki kuu aega tulla. See on fine. Aga mida me ei tee enne detsembrit siin kuulajaskonna seas ja ma loodan, et te kõik nõustute, on, et enne detsembrit me ei tule jõulukaunistustega välja. Annal oli nii hea põhjendus, miks? Nagu see on lihtsalt alati see, et me alustame, meil on mingi 2. november, on ju, ja sa lihtsalt vaatad, et juba Selveri ees seisavad need ilusad, ma ei tea, kuusekesed, on ju, ja saad nagu, oh my god, nii good vibes, jõulud, ja siis jõuab kätte 12. detsember, sa vaatad kõiki neid jõulukaunistusi, sa oled nagu, siis jõuab kätte 24. detsember, sa oled nagu, jääge palun vaid, ärge keegi rääkige mulle mitte midagi enam aasta aega jõuludest. Sellepärast, et kõik on nii tüdinenud selleks hetkeks. Seega ma lihtsalt alati nagu mõtlen selle peale, et miks me ei võiks oodata detsembrini kaunistuste asjadega, miks me ei võiks alustada kogu selle suure dekoratsiooni ja selliste asjadega reaalselt detsembris, siis kui ongi siuke peamine vibe'i ja meelelu tekitamise aeg. Ja siis olekski see, et me suudaks rahulikult tülitsemata, ilusa, puhta, toreda mentaalse tervisega minna uue aastale vastu. No mina ei ole kindlalt see nii-öelda Grinch, kellele jõulud ei meeldiks, nagu kui on detsember käes,
siis you best believe, et ma toon oma fairy lights'id ei, välja. of course, aga see ongi see, et selleks on oma aeg. Jaa, sa ei tähista, ma ei tea, Valentinipäeva ju 2 nädalat, see on 1 päev. See on samamoodi nagu jõulud, see on season, on ju, aga see ei ole see, et sa peaksid 2 kuud järjest, kui ma ei tea, nagu selles mõttes ma mõtlen nii, et novembris võiks mingisugune püha või mingi asi olla, sest et november on minu jaoks kõige nõmedam ja pimedam kuu. November on minu sünnipäeva kuu. Aga no see ongi ainuke tore üritus, aga nagu, no siis me võiks ka juba terve kuusu sünnipäeva tähistada. Jaa, selle vastu poleks mul absoluutselt mitte midagi. Aga järgmine aasta siis november on Maria sünnipäevakuu. Jaa, aga ma selle koha pealt nõustun, et ma pigem teen ka lühiajalisemalt jõulukaunistusi ja kõige tegevusi ja siis nagu lähen all out. No jaa, täpselt, sest et sul nagu mitte keegi ei suuda elada mingi 2 kuud lihtsalt full on iga päev jõululaulud käiv, võib-olla keegi suudab, vabandust, kui ma kedagi offendin. Ei, kindlasti on inimesi, vabandust. Lihtsalt me ei ole need inimesed. Jaa, lihtsalt mulle endale tundub, ma lihtsalt tüdinen niigi nagu väga kiiresti kõikidest asjadest ära. Ma ei suuda isegi, ma ei tea, 2 päeva järjest sama toitu süüa, eks ole. Ma aga mitte, see on nii mitte jätkusuutlik. Mis me räägime siin jõuludest, nagu ongi, minu jaoks on täiesti piisav, kui on see kuu aega, on 1. detsember, me alustame jõululauludega ja me lõpetame kenasti 24. detsembriga. Aitäh! Jaa, ei, ma nõustun. Ma arvan, et see on hästi põhjendatud arvamus meil küll, ma usun, et see on fine. Võtame nüüd kõige viimase arvamuse. Mina loen või? Sa võta ja siis kommenteerime. Jep, igatahes. Puhkepäeval kaua magamine on low-key halb, sest õhtu jõuab nii ruttu kätte ja kinda raiskad oma aega. Mina ütleks, et nii ja naa. Et üldiselt ma ütlen, et 80% ajast ma nõustun selle arvamusega. Ma olin üllatunud, et keegi seda üldse kirjutas, sest ma tunnen, et ainult mina mõtlen niimoodi. Aga see oleneb, vaata, mis tüübi puhkepäev see on. Kui see on see puhkepäev, et sul on vaja seda, et füüsiliselt puhata välja, siis go for it. Mul on vaja ainult sükest päeva mingi 2 korda terve elu jooksul. Ja enamjaolt mulle meeldib, kui ma tean, et tuleb puhkepäev, eelmine õhtu võimalusel minna varem magama, et nagu magada korralikult välja, ärgata nii, et nagu mitte liiga vara äratusega, aga mitte ka liiga kaua ja nii, et sa saad seda puhkepäeva ära kasutada reast mingiteks nagu tegevusteks. Aga mul on ka nii-öelda läbi aegade on probleem sellega, et ma ei suuda puhata, nii et minu arvamust tuleks võtta läbi filtri. Minul on ka täpselt 2 nagu sükest arvamust. Esiteks olenevalt muidugi sellest, mis nagu selles mõttes, ma ei tea, tööd sa teed. Kui see on sükene, et sa oledki, ma ei tea, 4 päeva järjest räigelt, ma ei tea, seal kive tassinud. Igast sükseid asju. Igatahes lihtsalt, kui sa oled tööd teinud 4 päeva järjest ja siis sul tulebki kätte see 1 puhkepäev, kus sa oledki nagu, ma saan lõpuks puhata, siis ei ole see kaua magamine minu meelest halb, sellepärast, et sa oled selle deservind välja teeninud ja sa lihtsalt väärid seda ja sa isegi ei jaksaks midagi muud teha. Aga samas minu enda perspektiivist, mina olen täiega see inimene, kes samamoodi nagu sina, ma ei tea, kui ma ärkan liiga hilja, siis ma hakkan terve päeva mõtlema selle peale, et appi ma raiskan nii palju aega ja mul on räiged süümepiinad. Jaa. Aga jällegi me sinuga peaks ka palanema selle koha pealt ja oskama rohkem puhata võib-olla. Aga viimasel ajal ma tegelikult puhkan lihtsalt kogu, ma ainult puhkangi. Minul nagu päris seda ei saa öelda ja ühtlasi tuleb mul ka meeletu uni selle puhkamisest rääkimisega peale, aga ma arvangi, et need puhkepäevad, et on sellised balansi küsimus. Väga, et sa pead võib-olla ise tundma, kuidas sa oled, kui hullud need tööpäevad on olnud, aga nagu üldiselt ma saan aru küll, mida mõeldakse selle all, et sa nagu raiskad seda vaba päeva, mida sa saaks nagu kasutada hästi ja raiskad seda lihtsalt magamisele, et noh, võib-olla see on niisugune ebatervislik viis, kuidas puhkamisse suhtuda, aga võib-olla mitte. Ühesõnaga, selline oli meie programm tänaseks episoodiks, veidike meelelahutuslikum kui eelmisel nädalal, aga ma usun, et sellegi poolest väga tore. Ja näeme teiega juba järgmisel nädalal. Ärge unustage kaasa rääkida. Ja palun kommenteerige kõik oma arvamused, kas te arvate ka nii või kui te ei arva, siis põhjendage, miks te ei arva ja lihtsalt rääkige meiega. Suhelge meiega kommentaariumis, jälle ma peksan seda tekki. Jaa. Mul on reaalselt sõltuvus.
selle teki peksmisega. Me jääme teie tagasisidet väga ootama. Ja näeme teiega järgmine nädal. Yes, see you soon. Bye. Ciao. Ciao. Oota, ma panen lõpetama episoodi, nagu ma alustasin. Ciao. 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 Ciao.